tere tulemast tagasi minu kanalile. Mina olen Liisa ja täna hakkame me rääkima ajaloost, aga mitte lihtsalt mingitest igavatest numbritest ja lõputuna näivatest nimedest, vaid ainult sellest kõige põnevamast ja veidramast ajaloost. Kuna vahepeal on vahetunud ka aastanumber, siis ma olen ülipalju kuulnud, kuidas räägitakse, et 2020 oli maailma ajaloo kõige hullem aasta, aga uskuge mind, on olnud ka palju hullemaid. Seega täna võtame ka ajalooõpiku täpselt nendelt tehtedelt lahti ja uurime, millised on need aastad, mida näiteks ajas tagasi rännates vältida tasuks. Tegelikult elame me ju praegu kõige mugavamas ja turvalisemas ajastus. Kui meil palutakse kodus olla, saame me oma aega sisustada lihtsalt soojas toas, näiteks telekat vaadates. Kui peaks juhtuma ka selline asi, nagu näiteks pandeemia, on meil kohe tagataskust võtta arstid ja teadlased, kes hakkavad tegelema olukorra kontrolli alla saamise ja lahendamisega. Sest et tänapäevases maailmas on meil olemas teadmised, oskused ja vahendid. Aga seda kõik ainult seetõttu, et me oleme saanud õppida enda eelkäijate ja nende kannatuste pealt. Aga alustamegi siis kohe täitsa algusest ja hüppame aastasse 536. Just seda aastat nimetataksegi üheks kõige hullemaks, milles elada. Üle Euroopa, Lähis-Ida ja ka laialdaselt Aasia valitses pimedus konkreetselt. Peale vulkaanipurset, mis toimus arvatavasti Islandil, varjutas tuhapilvi udu päikesevalguse 18 kuuks. See oli piisavalt pikk aeg, et põhjustada üleüldiseid temperatuurilangusi maailmas ja pikaks ajaks päevavalguse kadumist. Kliimateadlased on ametlikult kuulutanud 536. aasta kõige külmemaks viimase 2500 aasta jooksul. Suvised temperatuurid kukkusid nulli lähedale ja viljakasvatus oli pea võimatu, mis tähendas koheselt ka seda, et inimestel ei olnud tööd ja nälg oli majas. Tol ajal uskusid inimesed selle kõik aga olevat Jumala kätetöö ja ootasid pikisilmi ilmselt peatselt saabuvat maailma lõppu. Ka aastad 540 ja 547 ei jäänud vulkaanipurss kätte, mis kõik omakorda viis Euroopa täielikku madalseisu, millest tuldi ääriveeri välja alles 640. aastaks. Nüüd liigume ka edasi 14. sajandisse, mis oli üleüldiselt üsna masendav aeg, milles elada. Kui sa ei olnud nende vähest õnnelike seas, kes sünnivad rikkusesse, oli üsna kindel, et pidid terve oma elu tööd rügama ja elama väga kehvades tingimustes. Ei saa küll öelda, et kannatused oleks üleliia kaua kestnud, sest keskmine eluiga oli naistel 33 aastat ja meestel 24. Järgselt paistab silma ka aasta 1316 ja seda eriti Inglismaal. Sellele eelneva aasta oli põllumajanduslikult läbi põrunud ja viljasaak oli väga kasin. See tekitas üleriigilise näljahäda. Kehvad ilmastikutingimused võtsid võimust üle kogu Euroopa, mis laiendas nälga veelgi. Peale 2 aastat saadi aga viljakasvatus uuesti kontrolli alla. Sellele järgnes aga midagi veel hullemat. 1347 kuni 1351 varjutas Euroopat must katk, mis võttis inimesi nii võimukalt, et arvatavasti 1/3 Inglismaa tolleaegsetest elanikest just selle tõttu surigi. Katk rändas mööda Euroopat laiali kaubalaevadega ja meil oligi käes pandeemia. Tol ajal katkuga nakatunul olid ellujäämise võimalused minimaalsed. Leviski ütlus, et kui lõunatada saad kodus koos sõpradega, siis õhtusöögilauas istud juba taevas koos oma esiisadega. Just nii kiirelt katk inimesele otsa peale tegigi. Arvatakse, et vaid mõne kuuga pühkis katk Euroopast 60% elanikkonnast ehk ligi 200 miljonit inimest. Katkule tõhusat ravimit ei leitud, aga prooviti näiliselt kõike. Haavanditele määriti sibulat, ravimtaimi, prooviti hõõrudega tükeldatud madude ja tuvidega. Joodi äädikat, elavhõbedat ja arseeni. Ilmselgelt miski neist ei toiminud ja lõppkokkuvõttes saadi katkust enam-vähem lahti alles 1666. Kui Londoni suur tulekahju hävitas suure osa Kesk-Londonist ja sellega ühes ka hulgim rotte ja kirpe, kes endaga katku muudkui kaasas kandsid ja edasi levitasid. Hüppame nüüd siit otse aastasse 1492, mis on nüüd laialdaselt tegelikult kuulsaks saanud kui aasta, mil Columbus seilas üle ookeani ja avastas meretee Ameerikasse. See andis võimaluse erinevatel rahvustel seguneda ja kaubateed üle maailma laienesid märkimisväärselt. Kui ülejäänud nii-öelda vana maailma jaoks oli see väga suur edasiminek ja avastus, tähistas Columbuse teekond Ameerika põliselanike jaoks 500-aastase õuduse algust. Vana maailma haigused jõudsid üsna kiirelt üle mere Ameerikasse ja väga suur osa põliselanikest nakatus nende jaoks tundmatute tuulerõugete, leetrite ja gripiga. Lõppkokkuvõttes tegid uued haigused põliselanikega suhteliselt puhta töö, ehk et ligi 90% neist hukkus. Paljude ülejäänute saatus oli saada orjastatud ja võidelda uute asunikega oma maa pärast. Kuigi üleüldiselt oli 2020
päris keeruline aasta, oli vähemalt suveperiood ju päris mõnus, ilm oli soe, sai ujuda, sai isegi sõpradega aega veeta. Seda sama ei saa aga aastaaegade kohta väita inimesed, kes elasid aastal 1816. See on aeg, mida hellitavalt kutsutakse suveta aastaks. Taaskord pidid inimesed silmitsi seisma vulkaanipurskaga, mis sel korral toimus Indoneesias Mount Taboral. Lisaks asjaolule, et jälle oli pime ja külmakraadid vallutasid kõik aastaajad, pidid nüüd inimesed silmitsi seisma uuesti näljaga ja ligi hakkasid kippuma ka igasugused soovimatud haigused, näiteks nagu tüüfus, koolera ja tuulerõuged, mis tol ajal osutusid enamasti muidugi surmavateks. Viljasaagid külma ja kehva ilmaga häid tulemusi ei anna ja see põhjustab allakäiku nii majanduses kui ka üleüldises tervisesüsteemis. Elutingimused olid küll oluliselt paremad kui 10 sajandit tagasi eelmise suure vulkaanipurske katastroofi järel, aga siiski elati üsna kasinalt. Eluruumid olid külmad ja ülerahvastatud. Sobilikke rõivaid oli keeruline hankida ja ega needki palju sooja hoidnud. Kõigele vaatamata oli 19. sajandi alguse trööst väga viljakas loome inimestele. Maalikunstnikud ja kirjanikud said päevasündmustest inspiratsiooni ja valmis palju teoseid, mis ka tänapäeval veel kõneainet pakuvad. Näiteks kirjutas Mary Shelley just 1816. aasta sündmuste ainetel raamatu Frankenstein. Tolloaegsetest maalidest on teadlastele hiljem olnud suur abi vulkaanipursetele eelnevate ja järgnevate ilmastikumuutuste jälgimisel. Kuna fotograafiat ei olnud veel sündinud, armastasid kunstnikud maalida võimalikult realistlikult, mis annabki meile tänasel päeval väga selge ettekujutuse sellest, mida nägid inimesed üle 200 aasta tagasi enda ümber toimuvat. Nüüd liigume edasi aastasse, mis pidi olema märgilise tähtsusega. See pidi olema triumfi ja rahu aasta, sest maailma ajaloo kõige verisem sõda oli ometi just läbi saanud ja ees terendas helgem tulevik. Kohe peale esimese maailmasõja lõppu oli aga 1919. aastal hoopis muud plaanid. Ajaks meil sõda sai läbi, oli Hispaania gripp juba täistuuridel hoo üles saanud ja pühkis igast maailmajaost inimesi muudkui minema. Gripp võimutses maailmas 2 aastat ja sellega nakatus 1/3 maailma elanikkonda ehk ligi 500 miljonit inimest. Huvitav fakt Hispaania gripi kohta on muidugi asjaolu, et sellel puudub igasugune seos Hispaaniaga. Kuna tollel oli ajalehtedel vaba voli levitada ükskõik milliseid uudiseid, mõeldigi seos Hispaaniaga lihtsalt välja. 1919. aasta sütitas Venemaalga tulise kodusõja ja Ameerikas kuulutati välja kuiv seadus ehk alkoholi müügikeeld, mis kestis kuni 1933. aastani. Seega nagu näha, on olnud päris mitmel sajandil inimkonna jaoks varuks nii mõndagi huvitavat. Ja kui siin nüüd ratsionaalselt mõtlema hakata, siis tegelikult ju nende aastatega võrreldes ei olnud 2020 nii hull. Ometi on meil ju toad soojad, poeletid on toitudest lookas, tervishoiusüsteem on väga tasemel ja isegi päikesevalgust on olnud siin-seal näha. Seega hoiame pead püsti ja üritame edasi minna jõudsalt selle 2021. aastaga. Tänaseks ongi aga siinkohal minu poolt kõik. Loodan, et video meeldis, sai midagi uut ja põnevat teada ja egas muud midagi, kui näeme varsti jälle järgmises videos. Tšau!